Mis üritus on üldse 9. klasside karjäärikonverents? No tegelikult karjäärikonverents saab alguse sellest, et kõigepealt käivad meie 9. klassi poisid ja tüdrukud mõnda ametit jälgimas. Mõned tublimad käivad, vaatavad ka mitu, on olnud isegi eriti tublisid, kes on vaadelnud ära 3 ametit. Ja seejärel nad panevad kokku siis sellise esitluse, PowerPoint esitluse, kus nad saavad karjäärikonverentsil siis rääkida oma grupikaaslastele, klassikaaslastele, lennukaaslastele, et mis ameti nad enda jaoks välja valisid, mida see amet endast kujutab, mida nad teada said, kuni selleni välja, et kui palju näiteks võib teenida sellise ametiga täna Eestis. Tervist, kus käisite teie töövarjupäeval? Mina käisin Ugala teatris vaatamas näitlejat Maarja Mõtsa. Mina käisin Eesti Maksu- ja Tolliameti personaaljuhi juures. Mina käisin Haridus-Teadusministeeriumis. Mina käisin PPA Viljandi politseijaoskonnas. Mina käisin töövarjupäeval loomaarstil. Käisin siis vedurijuhi töövarjul. Mina käisin töövarjupäeval Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis. Mida huvitavat saate töökohta teada? Võib-olla seda, et nagu meilgi siin bioloogiatunnis kogu aeg räägitakse, et kuidas see uurimisprotsess käib, kõigepealt on hüpotees, siis katse, siis järeldus, et tegelikult neil see kõik seal niimoodi töötabki. Sain teada, et loomaarstiks olemine ei ole ainult selline teaduslik asi, vaid on kindlasti näiteks oluline suhtlemisoskus, otsustusvõime ja nii edasi. Kõige raskem on see, et etenduse ajal siis rollide vahetamine, et vahetada õigel ajal kostüüme, parukaid, et jõuda tagasi lavale. Et seal on väga vaja psühholoogilist teadmisi, ehk siis sa pead aitama inimesi ka vaimselt. Et kõik, mida kohalikus omavalitsuses otsustatakse ja arutatakse, jõuab ka ministeeriumisse, et see ei ole nii siuke, et nad tegid siin kohalikus omavalitsuses, otsustasid midagi, aga suva, et see jõuab ka edasi. Seal on eraldi süsteem hilinemist ja näha, kust on siis rongid asuvad. Ma sain teada paljusid asju, mida ma ennem ei olnud teada saanud politseitööst. Ma tean, et 8. klassis on karjääriõpetuse valikaine ja nüüd ma tean ka konverentsi ning töövarjupäeva kohta. Millised karjääriõpetusega seotud tegevused meie koolis veel toimuvad? No alustame sellest, et selline karjäärimaailm peaks meil olema lõimitud ju kõikvõimalike tegevustega, kõikvõimalike ainetundidega, kus see siis nagu loogiline oleks. Aga eraldi tegevused, kus me aitame meie noortel selle valdkonna peale mõtelda. Ja tõesti esimene ongi 4. klass, kus me siis kevadel, märtsis-aprillis saadame 4. klassi õpilased oma perekonna, kas siis ema, isa, vanaisa, vanaema, onu, tädi, ametit jälgima. Nii et see on selline esimene hästi suunatud kokkupuude ametitega, töömaailmaga. Ja sellele järgneb siis ka selline omamoodi ametite päev, kus siis samamoodi rühmas saab siis tutvuda veel erinevate ametitega aktiivõppe meetodil.